liikumisuuring sai tehtud selleks, et saada aimdust, kuidas Ida-Virumaa inimesed liiguvad, mis põhjustel nad liiguvad, miks nad ei liigu, kui palju nad liiguvad, kus nad liiguvad ja natukene saada aimdust ka sellest, et kuidas seda kõike saaks toetada. Et need, kes liiguvad, et neil oleks hea ja need, kes veel ei liigu, et nemad hakkaksid rohkem liikuma, sest liikumise vajalikkuses ei kahtle ju keegi, aga kohati inimesed kas ei leia endas seda sisemist motivatsiooni või nad leiavad, et kuidagi keskkond ei toeta neid. Nii et, ja väike lisasoov oli ka selles, et saaks aru, kuidas spordiobjekte maakonnas planeerida. Et ei oleks niimoodi, et tulevad jälle kohalikud valimised ja kõik lubavad oma elanikele staadionit, aga lõpuks ei tule ühtegi staadionit. Väga sageli inimesed ei tahagi tegeleda spordiga ja see on ju normaalne, et kes koob, kes jookseb, kes suusatab, aga inimesed siiski käivad tööl, käivad poes ja selle uuringu abil me saime ka aimdust, kuidas toetada neid inimesi, kes ei taha liikumisharrastusega spetsiaalselt tegeleda, et panedki tossud jalga ja lähed õue, vaid kuidas toetada kogu selle taristuga niimoodi, et inimesed hea meelega lihtsalt liiguksid ühest punktist teise. Ja nagu, et eesmärk ei ole liikumine, vaid liikumine on vahend kuhugi jõudmiseks. Ja me leidsime päris head mõtted sellest uuringust. Ma veel ütlen, et Eesti Olümpiakomitee, mis teeb igal aastal sellist liikumisuuringut, nemad sellist sihti endale ei ole seadnud, et seda mitte harrastajaid kuidagi liikuma panna. Nii et meie leidsime väga huvitavad asjad, et inimesed tahavad lihtsaid asju. Tahavad, et lihtsalt oleks turvaline liikuda ühest punktist teise. Olemasolevaid teid saab ka paremaks teha, et ei ole vaja ainult uusi ja pikemaid ja silledamaid kergliiklusteid, vaid ka olemasolevaid teid saab natukene turvalisemaks teha, mugavamaks teha. Mõnikord piisab ka sellest, kui need teed on lihtsalt kaardile ära märgistatud ja inimesed teavad, kus saab liikuda. Et kohati on ka teadmatuses küsimus. Kes tegelevad, need tegelevad ikka kohe 5 korda nädalas, aga samas oli ikka piisavalt palju ka neid, kes põhimõtteliselt ei tegele. Ja need põhjused nii tegelemiseks kui mitte tegelemiseks on üle Eesti täiesti ühesugused, et selles mõttes ei ole meie inimesed kuidagi väga originaalsed. Liikumisega tegeletakse hea enesetunde pärast, see on põhjus number 1 ja ei tegeleta täiesti universaalselt üle Eesti, sellepärast, et ei ole aega. Mis on ka selline asi, et seda on nii lihtne ümber lükata, et see ei ole aega. Ta on jah selline naljakas põhjus, et ikkagi järelikult ei ole motivatsiooni. Aga see ei ole aega on jällegi hea nüanss, et aga poes on käia aega, aga tööl on käia aega, et teeme siis need ühenduslülid kuidagi paremaks. Väga palju erinevaid terviseradu on ja ka Ida-Virumaal on loomulikult terviserajad olemas. Ja ometigi mõnda terviserada kasutatakse väga aktiivselt ja mõnest isegi ei olda teadlik. Tuleb tunnistada, et kasutatakse neid, kus toimuvad igasugused üritused, kuhu kutsutakse ja siis tekib see harjumus lihtsalt käia nendes kohtades. Isegi kui ei ole see terviserada, mis kuuluks mingisse võrgustikku ja ei ole kuhugi kaardi peale märgitud, aga seda kasutatakse. Näiteks kui Riigiküla karjääri ümber toimuvad mingid üritused, siis tervisesportlased teavad, et seal saab käia. Nad võib-olla ise ei tuleks selle peale, et sinna minna, mis ma ikka sinna karjääri lähen. Aga kui toimuvad üritused, siis see on nagu selline tester, et saavad ettekujutust ja õpivad tundma neid radu. Ja tõepoolest, näiteks Narvas on Joauru terviserada, mis on hästi vahva profiiliga.
Ei ole ta üldse lihtne, aga fantastilised vaated ja no tõesti vahva terviserada. Aga kuna seal üritusi on minimaalselt, siis ega väga paljud inimesed ei teagi neist ja ei ole vahet, kas me räägime turistidest või kohalikest. Jällegi turistidest rääkides, siis sporditurism on ju vägagi selline vahva ja arendamist vääriv valdkond. Me ju tahame, et meile tuldakse külla, anname siis rohkem põhjust külla tulemiseks. Lisaks üritustele, kui inimesed ka lihtsalt teavad, kus saab oma vaba aega veeta, siis nende külaskäik meie maakonda saab olema ka sisutihedam. Et inimesed, mitte ainult omad, vaid ka külalised, nad tahavad teada, mida ma saan teha siin linnas või siin maakonnas. Ja mõnikord on selleks kõige lihtsam variant lihtsalt asjad kaardile ära märkida. On see kõige tavalisem Google kaart või teha spetsiaalne mingisugune temaatiline Navicapi rakenduses kasutatav kaart. Et siin on palju erinevaid võimalusi, aga need võimalused on sellised, kus on kõige vähem vaja lisaks investeerida, aga tulemus on tõenäoliselt kõige suurem. Omavalitsustele seda uuringut tutvustati, aga kindlasti on seda vaja ka konkreetsemalt tutvustada just niimoodi iga omavalitsuse kaupa eraldi, sest see annab, loomulikult annab poliitikutele võimaluse natukene konkreetsemaid lubadusi anda, et see oleks ka seotud mingisuguse taustaga, et ei oleks lihtsalt tühjad lubadused, aga konkreetselt omavalitsustele saabki pakkuda erineva tasemega variante, et mida selle uuringuga peale hakata. Esiteks just, et milliseid nuppe vajutada, et inimesi paremini liikuma saada, et neil oleks parem elukeskkond, et nad tahaksid jääda sellesse omavalitsusse ja sinna oma maksud maksta. Siis nagu ma mainisin, et kaartidele märkida ära kõik need võimalused, mis on olemas. Ja siis spordirajatiste osas on kindlasti omavalitsustel vaja koostööd teha. Ja see kõlab küll sellise äraleierdatud sõnakõlksuna, aga mitte keegi ei vaidlegi vastu, et koostööd on vaja teha. Et ei ole mõtet teha suuri spordiobjekte igasse omavalitsusse. Ja kui me tegime selle uuringu jaoks ekspertintervjuusid, siis kõik eksperdid ütlesid, et suuri spordiobjekte on mõistlik teha kuidagi kas siis äriliselt natukene mõeldes või siis spordialaliitudega koostööd tehes, aga et need on sellised ka turismimagnetid ja ka oma elanikele sellised magnetid, mis annavad tööd inimestele, annavad natukene elukeskkonna mõttes juurde, annavad vaba aja veetmiseks ja kõik asju juurde. Et suured spordiobjektid on väga ägedad asjad, aga neid on tohutult raske teha. Ja nende jaoks on vajalik, et oleks mingisugune entusiastide tuumik, kes viitsiks sellega jännata ja läbi seinte minna ja tõesti seda asja eest vedada. Et siis on see võimalik. Et kohalikud omavalitsused peaksid lihtsalt vaatama ringi, et kes on nende omavalitsuses need kõige entusiastlikumad ja kõige peale tükkivamad spordientusiastid. Et nende peale tasub kõige rohkem panustada.